Tartu Kõrgem Kunstikool saab 10-aastaseks. See näitus siin on juubelile pühendatud. Aga meil pole põhjust rääkida mitte ainult juubelist, vaid ka sellest, kuidas täiskasvanud inimesed selles koolis õppida saavad. Sünnipäevanäitust on vaatama tulnud 2 kunagist Tartu Kõrgema Kunstikooli hõberebast, praegust vilistlast. Hõberebase tiitli pälvivad need esmakursuslased, kes on jõudnud enne kõrgemasse kunstikooli tulekut elus juba 11 korda saata. Enn Tegova näiteks õppis mitmes koolis, esines näitustel ja oli ka Tartu Laste Kunstikooli direktor, aga ühel hetkel tundis, et elus edasiminekuks on vaja jälle koolipinki istuda. Ma järsku tundsin, et see pea läheb käest ära. Et hakkab siukene, kuidas öelda, plotniku mõttemaailma domineerima. Siis läksingi kõrgemasse kunstikooli, et jälle ennast välja tõmmata noorte inimeste sees ja saada nende käest jälle kõik need uued meediad kätte, mis kah kippusid hästi kiiresti muutuma ja nendeta ei saa tänapäeval läbi lihtsalt. Möödunud aasta parim lõpetaja Anne Arus õppis kunagi Tartu Kunstikoolis kunstilist kujundamist. Aga et tööalaselt tegeleb ta Tartu Ülikoolis graafika restaureerimisega, siis tundis ta vajadust õppida kõrgemas kunstikoolis naha restaureerimist. Nahaosakonnas saab nimelt restaureerida ka paberit. Mul lihtsalt oli vaja selle alast haridust. Ja Eestis ei olnud midagi muud valida. Ja tegelikult olen ma ka väga rahul, et ma selle kooli valisin, sest see on üks väga meeldiv väike kool, kus üldiselt kõiki tunnevad ja kõiki ei lähe kaduma. Ja kuidas suhted nooremate kaastudengitega kõrgemas kunstikoolis oli? Ma arvan, et oli ka muidugi võõristust. Kes nad tulid siuksed, need oli 10 tükki ja oli ka võõristust, aga üldiselt oli, ka see on üks egoismist üleolemise julguseid ja ma arvan, et ma andsin nii oma perele, kui palju tuli teistele eeskuju. Tulid ka kõrgemasse kunstikooli. Selline uuesti kooli minemine nõudis nagu mingit julgust ka või sellega ei olnud üldse probleem? Oli ikka küll. Algusel oli päris naljakas minna noorte hulka õppima. Sest need õpilased on sama vanad kui oma tütred. Anu kasutas oma õpingute ajal Võta programmi, mis võimaldab varasemat õpi- ja töökogemust arvestada ainepunktide kogumisel. Tuleb kõik kirja panna, mis sa oled teinud, kõik tõendada. Et see on parasjagu suur töö, aga sellest on abi selles mõttes, et siis saad nagu aega kokku hoida. Ümmargune sünnipäev tõi kaasa muudki peale näituse. Kool sai oma lipu, mille autoriks muidugi on kooli tudeng Kertu Oja. Ja uue sisu ning välimuse sai ka üks õppehoone, mis avati kunstikoolile omasel viisil. Täitsa uues majas nagu mitte täitsa uues, aga lõhnab värvi järgi. Ja see on nüüd meie 3. õppehoone, mille aadress on Eha tänavaga ja seda me jagame Tartu Kunstikooliga. Seda maja pooleks, see maja sai valmis meil kevadel ja siin on siis meie skulptuuriosakond ja meedia- ja reklaamikunstiosakond, kus me ka praegu oleme. Siin vägagi arvutirikkas keskkonnas esimese hooga küll keskealisi õppureid silma ei hakka, aga paistab, et noortelgi on edasi jõudmiseks vaja võtta lühike arvutikursus. Ja siin on Marko Kekiševi õppetöö, kes räägib märgiõpetusest. Suvel olin Tšehhis ja ma hakkasin kõva häälega naerma. Ma vaatasin näiteks nende liiklusmärki, mis oli mõeldud jalakäijate tsooni tähistamiseks. Tead, mis see peab? Seal on kaabuga, pagan ma pidanud selle kaasa võtta, et näidati. Seal on kaabuga härrasmees, kelle käe kõrval on tutiga tütarlaps. Siirdume hõberebaste otsingul teise majja. Et fotograafiaprofessor Peeter Linnap mängib õues jalgpalli, siis tema loengusse ilmselt hetkel asja pole. Me peame minema 3. korrusele. Nahadisaini ja restaureerimise osakond on 3. korrusel. Parasjagu õpib 3. kursus raamatu köitmist, aga mõistagi saab siin osakonnas studeerida ka nahkesemete ja aksessuaaride disaini, naha ja paberi restaureerimist. Kes teie osakonnas kõige vanem õppur tasemeõppes praegu on? Praegu? Ma julgegi öelda, kes praegu, aga meil lõpetas just eelmisel aastal Anne Arus. Anne andis intervjuud hommikul just.
kõige eakam, on selliseid, kes on varem Tartu Kunstikoolis kunagi õppinud ja tahavad siis kõrgharidust omandada, aga samas on ka täiesti ka niisuguseid vanemaid õppima tulijaid, kes ei ole varem üldse kunsti õppinud. Minu meelest on neid väga hea õpetada, sest et nemad juba nagu teavad rohkem, mida nad tahavad, eriti just Anne kohta võib seda öelda, et ta oli väga motiveeritud ja ise teadis täpselt, et ta läheb töö juures tarvis seda paberi restaureerimist. Et ta nagu sellepärast tuli siia õppima, aga samas muidugi nende puhul oli ka tore see vaadata, et kuigi teda huvitas üks kitsas lõik võib-olla meie õppest restaureerimine, aga samas talle väga meeldis pärast hiljem raamatuid köita ja ta ütles, et ta lausa armus sellesse raamatu köitmisse, et see on ka selline meditatiivne tegevus ja see ongi ka üks tema raamat siin praegu, just see kokaraamat. Kuigi kaunite kokaraamatute seltsi võiks jääda kauemaks, jätkame oma ekskursiooni, et jõuda vaadata osakestki sellest koolist ja leida üles mõni praegune hõberebane. Siin on meil siis üldainete õpetamise ruumid, see on siis maalimine, joonistamine, kõik õppekavad õpivad meil neid aineid ja nüüd me lähme joonistamise tundi, kus on mööbli ja restaureerimise õppekava 3. kursuse tudengid ja õppejõud on Uudo Pool. Tere! Meil on 3. kursuse joonistamistund ja me räägime praegu ülesannet lahti. Mööbli restaureerimise tudengidega parus on, jah? Miks nemad joonistada peavad oskama? Siin on üks väga lihtne seletus, et üks kunstnik peab suutma oma ideed ju algselt üles joonistada. Ja kui ta oma ideed ei suuda joonistada, siis mis kunstnik ta on? Uudo, kas sa Enn Tegavalega joonistamist õpetasid? Jah, tõsi küll väga lühikest aega. Meie kontaktid olid põhiliselt, et ta tõi oma nagu valmis tööd, mis ta on joonistanud, nii et ta nagu tundides vähe ilmselt. Aga neid on väga palju. Tekstiilis oli ja minu meelest ta ei ole veel lõpetanud. Ta on see naine on minust mõned aastad vanem. Minu meelest on ta mitmekordne vanaema. Teel järgmisse osakonda põikame sisse täienduskoolituse keskusesse, et küsida, mida pakutakse neile täiskasvanuile, kes mitmeks aastaks ennast kooliga siduda ei julge, kunsti aga õppida tahaksid. Pakumegi põhikursusi, mis on sarnased neile, mida õpivad ka kõrgkoolis üliõpilased. No näiteks joonistamist, maalimist, eks ole, kompositsiooni, värvusõpetust. Need on olnud sellised kursused, mis on aastast aastasse hästi populaarsed olnud. Aga nüüd viimasel ajal tööalases hariduslikus baasis pakume ka siis näiteks arvutikursusi. Photoshopi programm on hästi populaarne. Nüüd me oleme meie Tähetänava õppehoones ja siin on tekstiiliosakond muuhulgas. Nüüd me jõuamegi tekstiiliosakonda ja siin on praegu käimas siis tekstiiliosakonna tudengite 2. ja 3. kursuse tund ja ühendtund. Neil on disaini ülesanne, mille nad peavad lahendama kangast telgedelt. Kas teie osakonnas on ka mõni täiskasvanud õppija käinud, mõni hõbedast värvi rebane? Eksterni on olnud küll, jah. Kuidas neid on õpetada? Kas on teistmoodi kui nooremaid tudengeid? On ikka teistmoodi. Et neil on juba ikkagi oma mingi välja kujunenud maitseelistus, mida tuleb siis hakata natukene vormima. Tekstiiliosakonnas seisab seina ääres Virn Karpe, milles on värsked leiud rahvusvaheliselt workshopilt, mille eesmärk oli väärtustada aega, kogemust ja traditsiooni. Nendes varpides, kui neid siin nüüd mõned avada, tuleb välja hästi erinevaid leide, mis on saanud siis uue näo ja sellise sisu, kas tekstiilitehnikate või selle mõistelise konteksti abil. Isegi ei kujuta ette, mis see võiks olla? Žiguli osa, mille täpselt funktsiooni ma ei julge praegu peast öelda, mis on siis saanud sellise setusõle imidži mulgimustrite abil. Tegelikult igas selles karbis on oma lugu. Kõiki karpe me lahti tegema ei hakka, sest varsti saab neid leide näha Pärnu uue kunstimuuseumis. Hõberebase otsinguid jätkame maalingute osakonnas. Ja kui me nüüd siit kitsast koridorist läbi läheme, siis me jõuame järgmisse maaliklassi, kus on Imat Suumani maalitund. Ja tundub, et lõpuks on meie püüdlusi saatnud edu. Kuidas töö edeneb? Väga
halvasti, ma ei ole 4 aastat maalinud ja see on nüüd esimene katsetus üle väga pika aja. Aga miks ei ole 4 aastat maalinud? Sest et ei ole olnud võimalust. Ma olen 4 aastat siit koolist eemal olnud ja nüüd olen tulnud sellesama tuleprojektiga, millest on palju juttu olnud. Selle projektiga olen nüüd tagasi ja jätkan kunagi pooleli jäänud õpinguid. Tuleprojekt annab nagu võimaluse jätkata õpinguid nendel, kes on katkestanud kunagi, aga vist vähemalt pool õppekava peab olema läbitud. Jah, vähemalt pool peab läbitud. Kuidas siis on teiste verinoorte kõrval siin? Ma kuulen, et nendel ka on ebakindel tunne pintslit käes hoida, nii et ei ole hullu. Pole väga hullu. Hõberebane leitud võime oma rännaku juubelihõngulises koolis lõppenuks lugeda.